No nii, jaanid on läbi, aeg on jälle uueks turuülevaateks ja tundub, et kinnisvaraturul tuleb suvi pigem positiivsetes toonides. Aga lähemegi kohe asja kallale. Tehingute arv Tallinna korteriomanditega. Juunikuus 630 tehingut. Seda on jälle 15% rohkem kui oli eelmisel kuul. Aprillikuu põhjaga võrreldes oleme juba 30% üleval. Küll, kui vaadata aastataguse juuniga, siin oleme tehingute arvus 20% maas veel, aga on näha, et taastume päris jõudsalt. Ja maaklerina on ka turul näha, et ostjate poolt nõudlust on. Veidi võib-olla ollakse veel valivamad, kui oldi enne. Kohati isegi on tekkinud olukord, kus atraktiivsed objektid, need jälle müüvad niimoodi, et kohe lähevad. Mitte nii atraktiivsed objektid, seal võib-olla müügiperioodid on veidi pikenenud. Aga nõudlust kindlasti on. Pankade poolt veel hoitakse natukene tagasi ja sinna taha jääb endiselt päris palju tehinguid pidama. Ja sellest on ka näha, et pakkumiste arv on veidi hakanud kasvama. Keskmine tehinguhind vaatamata kõigele jätkuvalt kasvab. Juunis oli Tallinna korteriomandite keskmine ruutmeetri hind 2134 eurot ruutmeeter, millega me oleme tagasi kõigi aegade tipu juures, mis me siin detsembris tegime. Jällegi, kui ma vaatan tehingute statistikat hoone esmakasutusaasta järgi, siis vanemate korterite puhul, eriti mis seal nõukaajal on ehitatud, nende hinnad jätkuvalt langevad. Ehk siis delta keskmise ruutmeetri hinna vahel, mis jätkuvalt tõuseb, endiselt tõuseb, ja vanemate korterite tehingu hinna vahel see delta järjest kasvab. Ja kuna pank saabki takistuseks kõige rohkem tehingute puhul, mis on vanemate korteritega, siis siin võivad hinnad endiselt veidi allapoole tiksuda. Samuti tegelikult uusarendustes. Kui ma olen paaril uusarendusel inimestega suhelnud, siis selline tunne, et seal nagu oodatakse seda hindade langemist isegi rohkem ja see tekitab seal madalama nõudluse. Kui praegu on uusarenduste jaoks tehinguid veel, mis on varasemalt võlaõigusliku bronni all ja praegu ju tehingusse, siis aasta teises pooles sellest ootusest ja madalamast nõudlusest ilmselt on uusarenduste tehinguid vähem, mis on võrdlemisi kõrgema hinnaga, ja aasta teises pooles tehingute keskmisele ruutmeetri hinnale see võib siis hakata mõju avaldama. Nüüd võib kokkuvõtteks juba öelda, et nõudlus tuleb turule tagasi ja pankadelt on ka tegelikult kuulda olnud signaale, et töötukassa abiraha, mida tööandja võis kasutada palkade maksmiseks, see on selline peamine põhjus, miks praegu pangad paljusid tehinguid ei finantseeri. Kui pärast seda on laekunud tavapalk 3 kuu jooksul, siis vaadatakse olukord uuesti üle. Ilmselt see on koht, kus hakatakse tehinguid uuesti tavapäraselt finantseerima. Ehk kinnisvaraturu jaoks hullu ei ole midagi. Võib-olla siin-seal grammikene korrektuuri võib veel tulla, aga niipea kui nõudlus leiab selle tasakaalupunkti ülesse, me paneme kindlasti hinnakasvuga uuesti edasi. Üks statistika on veel, mida ma näen. 70% teist, kes neid videoid vaatate, ei ole subscriberid, nii et mine kliki subscribe, niimoodi me jõuame ka rohkemate uute vaatajateni. Aga sinuga kohtume juba järgmisel korral. Seniks, tšau!